Antud teemade sarja viimase esitlusega ma tooksin siis välja olulisemad seosed Jeesuse ja Vana Testamendi tarkusekirjanduse vahel. Aga esmalt tuleks lahti seletada, mis asi see tarkusekirjandus üldse on ja mida see tähendab. Kui nüüd lähtuda juudi kolmeosalisest kanoonilisest jaotusest, siis pean ka silmas nõndanimetatud kirjutiste plokki. Nii et suures osas vastab see ka meie arusaamisele tarkusekirjandusest, mis koosneb siis psalmide raamatust, õpetussõnadest, koguja, ülemlaul, nutulaulud ning Hiobi raamat. Heebrea piiblis siis kirjutiste plokki kuuluvad aga ka teosed, mida meie nimetaksime ajaloolisteks ja prohvetiteks, nagu näiteks Rutt, Ester, Daniel, ajaraamatud ning Esra ja Nehemia. Üldiselt võiks aga mõelda, et kirjutiste plokk tegeleb sellise üldise tarkuse küsimusega, mis tolle kontekstis on küsimus õiglase ja heaelu elamises. Ja ajalooliselt on ka nähtud, kuidas kirjutiste kategoorias olevad tekstid on kirjutatud siis kas eksiili või eksiili järgsel ajal, ehk siis 6. sajand või pärast seda, sellises olustikus. Ja seetõttu tulevad sealt välja ka ühised motiivid. Mõned ühised motiivid on näiteks esimene, õigluse või siis see vagaduse küsimus, ehk kes või mis on õige Jumala järgija ning kas ja kuidas saab ka siis mitte juut olla Jumalale kuulekas. Näiteks Ruti raamat tegeleb selle küsimusega, Hiob ja mitmed õpetussõnad eeldavad ka seda sama tausta. Koguja raamat muidugi küsib seda küsimust ja ka Estri raamatus on seda näha. Siis Jumala kummardamise või Jumala teenimise küsimus. Küsimus on, et kas Jumalat saab üldsegi kummardada lahus tõotatud maast ja Jeruusalemmast. Danieli raamat tegeleb selle teemaga, jällegi Hiobi raamat ja ka nutulaulud väga teravalt puudutab seda. Ja siis üleüldiselt küsitakse ka küsimusi Jeruusalemma ja Jumala rahva taastamise kohta. Ajaraamatud tegelevad sellega ning Esra ja Nehemia. Kui aga nüüd seda teemat kitsendada, siis tahaks rääkida konkreetselt just tarkuse kirjandusest, mis on ka üldine eraldiseisev žanr vanas Lähis-Idas. Sellel on ka läbivad motiivid ja vormid. Näiteks enamus tarkusekirjandusest on meile antud luulevormis, kui me loeme psalme, õpetussõnu, ülemlaulu. Tegu on tekstidega, mis on luulevormis. Teiseks tegelevad need ka õiglase kannataja küsimuse või selle tõsiasjaga. Eelkõige just Hiobi raamat. Kuidas saab üks õiglane inimene armastav Jumala käe all kannatada. Ja kolmandaks ma ütleks, et sellel kirjandus on selline paradigmaatiline alt üles vaatevinkel. Ehk seda kirjandust saaks nimetada ka eksistentsiaalseks kirjanduseks. Ma mõtlen selle all seda küsimust, et küsitakse küsimusi lähtudes inimese enda kogemusest. Aga üldisemalt võib tarkuse kirjandusest mõelda ka kui vanarahva tarkusest. See on tarkus, üldised tõed, mis on siis elus proovitud ja need on leidnud kinnitust. Ja seega on need mingil põhjusel püsima jäänud. Aga liigume nüüd edasi. Ja ma näitaksin põgusalt ära sellised suuremad mõttelised seosed Jeesuse ja Iisraeli või üldisemalt siis vana Lähis-Ida tarkuse idee vahel. Teiseks olulisemad seosed on Jeesuse ja psalmide vahel ning lõpetuseks ma toon välja mõned olulised mõtted Jeesusest ja Hiobist. Kõigepealt Jeesus ja tarkus või Jeesus ja tarkuse idee. Ja nüüd seda seost on tõenäoliselt päris raske tabada, kui me ei tunne Iisraeli mõttelugu ja teoloogiat. Aga seda tundes saab väita, et Vana Testamendi tarkuse idee pani osaliselt alusega kolmainu doktriini kujunemisel. Nimelt, kui hoolikalt õpetussõnu lugeda, siis seal on tarkus heebrea keeles hohmaa personifitseeritud ehk isiksustatud. Tarkus ei ole lihtsalt selline umbisikuline nähtus või idee, see on teoloogilises mõtlemises isik. Ja õpetussõna kohaselt oli tarkus ka seotud maailma loomisega, õpetussõnade 8. peatükk salmid 22-23. Ja siit on juba esimene oluline seos olemas, sest Uus Testament paneb väga suurt rõhku ka Jeesusele kui kaasloojale. Heebrea 1-2 ja Johannes 1-1-3 näiteks. Nüüd, kui tarkuse personifitseerimise mõtet veelgi edasi uurida, siis leidub juudi mõtteloos seal väga sügav, värviline ja mitmekihiline teoloogia. Midrash, mis sisuliselt on juutlik Vanatestamendi kommentaar esimestel sajanditel peale Kristust, põhjendab, kuidas tarkus, see hohmaa on kaaslooja ning kuidas tarkus kui selline oli ka Jumala suus. Ja nüüd see ei ole lihtsalt selline juutide Kristuse järgne innovatsioon, vaid see tugineb laias laastus Kristuse eelsele pärimusele, mida esindab näiteks Siiraki raamat, üks apokrüüfne teos, 24. peatükis on sellest räägitud. Kui nüüd needsamad mõtted tarkusest kui loojast ja tarkusest kui Jumala kõnest või Jumala sõnast kokku panna,
siis muutub Johannes 1:1-3 kuidagi palju tähendusrikkamaks ja olulisemaks. Sest seal nimetab autor Jeesust logoseks, kreekakeelne sõna, ehk sõna. Logos on selline lai filosoofiline idee kreeka mõtlemises, kuid pannes nüüd see idee juutlikku konteksti, on sellel suurem side hoopiski heebrea tarkuse ehk hohmaaga. Ja nii väidab eelmise sajandi üks targemaid mõtlejaid, kurikuulus kliiniline psühholoog Carl Gustav Jung oma raamatus Vastus Hiiubile. Ta väidabki seal väga otseselt, kuidas siis see heebrea tarkuse idee vastab väga hästi Johannese evangeeliumi logosele ehk Jeesusele. Ja nüüd sedasama ideed silmas pidades on Uues Testamendis teisigi tekste, mis väidavad, et Jeesus on siis see tõeline Jumala tarkus. Mõtteliselt väidab näiteks seda mäejutus, kus Jeesus õpetab siis seda tõelist toorat ehk tõelist Jumala tarkust. Ning otseselt on seda väidetud esimeses Korintuse kirjas, peatükis 1, salm 24. Nüüd siis Jeesus ja psalmid. Psalmide raamat on teadagi väga pikk raamat ja seega peatun vaid mõne psalmi peal, milles on näha sellised olulisemad sillad Uude Testamenti. Esiteks psalm 2. Psalm 2 on siis laul või luule, mis räägib Jumala erilisest võitud valitsejast, keda nimetataksegi Jumala pojaks. Ja sellele Jumala pojale on psalm 2 kohaselt antud täielik autoriteet valitsemiseks. Kui nüüd minna Uude Testamenti heebrea kirja, siis seal näitab autor, et see eriline Jumala poeg on just Jeesus, sest Jeesuse kätte on antud kuninglik valitsus heebrea 1:5. Nüüd, see seos võib esmapilgul tunduda natukene meelevaldne, sest vanas Lähis-Idas nimetati laias laastus iga kuningat Jumala pojaks. Ja see polnud selles mõistes nüüd midagi, mis räägib otse kui üleloomulikust päritolust. Aga siin on oluline jällegi mõista Vana Testamendi suurt lugu ja Iisraeli ajalugu. See üks võtmesündmus, millele ma olen päris mitmel korral viidanud, mis aitab meil mõista Uut Testamenti, on Paabeli eksiil 6. sajandil enne Kristust. Selles sündmuses kaotas Iisrael oma iseseisvuse, oma maa, linna ja templi. Ja see püstitas koheselt sellised teoloogilised küsimused, sest kui Jumala tõotused olid seotud siis Jeruusalemma, sealse kuninga ehk taavetliku kuningaga, siis kuidas saavad need kehtida, kui sul pole linna ega ka kuningat, kes seal linnas valitseks? Nüüd selles poliitilises kliimas said mitmed psalmid ja siis ka prohveti kuulutused sellise edasivaatava tähenduse. Seda võiks nimetada ka eschatoloogiliseks tähenduseks, eschatoloogia ehk õpetus viimsest või tulevastest asjadest või lõpuajast. Nüüd selles olukorras ei räägi psalm 2 lihtsalt ühest üldisest kuningast, kes valitseb, vaid see räägib siis tõelisest Jumala saadetud kuningast, kes peaks siis taastama Iisraeli ja kellel on kogu autoriteet maailma võimud üle. Ja nüüd sellises kontekstis on igati õigustatud luua side Uue Testamendi Jeesusega. Nüüd psalm 8. Psalm 8 räägib loodu ülistamisest ja viib hästi meil mõtted tagasi loomisloole. Esimene Moosese raamat peatükid 1-2. Selle üldine sisu on seotud inimese kui loodu hoidja ja valitsejaga. Nüüd tuleb aga meenutada kujundlikku või täpsemalt oleks öelda ka tüpoloogilist, mustrilist seost Aadama ja Jeesuse vahel. Sellest ma põgusalt olen ka eelnevatel kordadel kõnelenud. Kui seda seost näha, siis väidab see psalm 8, et see nõndanimetatud tõeline Aadam, see tõeline teine inimene on tehtud esmalt inglitest madalamaks ja siis ta on ehitud auga. Jällegi see vastab väga hästi Jeesuse elu mustrile, kes on Pauluse sõnul teine Aadam, kuid keda alandati inglitest madalamaks, aga siis teda ülendati ja ta ehiti auga. Väga hästi kõneleb sellest mustrist Filippi kirja 2. peatükk, salmid 6-11. Siis psalm 72. Psalm 72 räägib jälle ühest õiglasest valitsevast kuningast. Sellepärast on siin sarnane seos psalm 2-ga. Aga nüüd ka sellel psalmil on sarnane eschatoloogiline või edasivaatav, tulevikku vaatav tähendus, mis ootab seda tõelist, väelist kuningat. Kui võtta lahti targum ehk aramea keelne Vana Testamendi tõlgendus, siis selles edasivaatavas meelsuses on seda psalmi tõlgendatud just messiaanlikult. Ehk arusaamises, et see õiglane kuningas on siis see messias, see päästja, kes peaks tulema. Messias ehk Jumala võitud ja saadetud isik, kes viib täide Iisraeli taastamise ja inimkonna lunastuse.
ja loomulikult väidab Uus Testament, et selleks on ju Jeesus, keda nimetatakse siis päästjaks, lunastajaks ja messiaks. Siis psalm 110. Psalm 110 on hästi huvitav, sest ta on üks 2 kohast Vanas Testamendis, kus nimetatakse üht enigmaatilist kuju. Kuningas preester Melkisedekit. Melkisedek oli kuningas preester, kes õnnistas siis esimeses Moosese raamatus Abrahami ning kellele Abraham andis kümnist. Kui nüüd võtta lahti Heebrea kiri, siis on seal väga süsteemne seletus sellest, kuidas Jeesus on ülempreester Melkisedeki korra järgi Heebrea kirja 6. peatükis. Siin tuleks natuke pikemalt peatuda ja küsida, et miks on see seos oluline. Kui lugeda Moosese seadus, siis on seal väga täpsed kultuslikud, ehk siis kõik templi ja ohvritega seoses on täpsed kultuslikud nõuded. Kes tohib tuua ohvrit, kes saab tuua ohvrit ja kes tohib ja kes saab olla preester. Moosese seaduse kohaselt saab preester olla keegi Leevi suguharust. Aga Jeesus oli Juuda suguharust. Ehk kuidas sai siis Jeesus võtta preesterliku rolli ja lepitada enda ohvriga inimkonna patt? Psalm 110 aitab siin hästi kaasa, sest seal vaadatakse ka edasi kaugesse tulevikku ootuses ja lootuses, et Jumala saadetud valitseja saab olema kuningas, kuningas valitseb, aga samas ta on ka preester, kes lepitab. Ja nüüd see ei saa sündida Moosese seaduse korra järgi. Ja seepärast kuulutatakse seal psalmis prohvetlikult, et see kuningas, kes tuleb, ta saab olema ülempreester Melkisedeki korra järgi. Kui lugeda Melkisedekist esimeses Moosese raamatus, siis on tema eripära kahekordne. Esiteks on ta keegi, kellele Abraham alistub. Ehk tal on suur autoriteet, see idee tuleb see päris hästi välja. Ja teiseks on Melkisedek ka samaaegselt preester ja kuningas. Ja need tunnused loomulikult Uues Testamendis kantakse üle Jeesusele, keda nimetatakse siis ülempreestriks Melkisedeki korra järgi, ehk ülima autoriteediga kuningas preestriks. Ja viimaks siis mõtted Jeesusest ja Hiiobist. See on minu jaoks nüüd isiklikult kõige intrigeerivam seos Jeesuse ja Hiobi raamatu vahel. Ja see on intrigeeriv, sest Hiobi ja Jeesuse vahel pole meil ühtegi otsest viidet Uue Testamendi autori poolt. On vaid üks viide Hiobile ja selle rakendus on ka just usu inimese kannatlikkusega Jakobuse kirja 5. peatükis salmis 11. Aga ma ütleks, et kontseptuaalselt on minu arvates siin suurimad seosed Jeesuse ja Hiobi vahel. See seos on nimelt õiglase isiku kannatamine Jumala tahtel või volitusel. Kui lugeda Hiobi raamatu narratiivi, siis loob see sellise idee Hiobist kui puht põhimõtteliselt kõige õiglasemast isikust, keda luua annab. See isik, kellel pole mingit õigust siis kogeda valu või ebaõiglust, ta kogeb seda kõige rängemas vormis. Hiobi raamatu narratiivne sissejuhatus näitab seda. Ta kaotab oma rikkuse, ehk siis materiaalsed hüved ja kindluse, ta kaotab oma perekonna ehk isiklikud suhted, sealgus läheb sassi suhe tema naisega ning ta kaotab ka oma isikliku tervise. Sisuliselt maksimaalne kannatuslugu, mida luua annab. Seega see kõige õiglasem isik, keda sul luua annab, ta kannatab kõige suurema kannatuse all. Ja sama muster on Uues Testamendis Jeesuse elu puhul. Ta on see kõige õiglasem isik, kes kannatab ebaõiglaselt. Aga on üks veel huvitavam sild Hiobi ja Jeesuse vahel. Kui eelmisel sajandil Carl Gustav Jung juurdles siis Hiobi raamatu teoloogilise probleemi üle. Teda nimelt painas Jumala vastus Hiobile. Ja nüüd see ei ole ainuomane Jungile. Hiobi raamatu tõlgenduse loos on läbivalt joon see, et ei olda üldse rahul või siis ega saada täpselt aru, et mis see Jumala vastus Hiobile Hiobi raamatu lõpus siis päriselt ikkagi on. Aga mis järeldusele jõudis lõpuks Jung? Nimelt Jung jõudis vana hea pühapäevakooli vastuseni. Tema kohaselt Jumala vastus Hiobile on Jeesus. Ehk Jumala vastus inimkonna kannatusele ja laiemalt meie kõigi kannatusele on Jumala endi inimeseks saamine Jeesuse näol ja inimesena kannatamine. Ma tsiteeriksin siin Jungi tema raamatus vastus Hiobile, tsitaat algab. Hiob oli aga tavaline inimene ning seetõttu saab talle ühes temaga kogu inimkonnale sündinud ebaõiglust jumaliku õigluse järgi heastada vaid Jumala inkarneerumine empiirilises inimeses. Tsitaadi lõpp. Jung läheb mõne jaoks võib-olla liiga kaugele, aga ma usun, et see on õige vastus, milleni ta jõuab.
Hiobi kannatus ja küsimus on midagi universaalset. Ja inimhing otse kui nõuab Jumala käest mingit vastust või seletust. Paraku sellele küsimusele me inimestena päris sõnastatud vastust ei saa. Vaid vastuseks on Jumala enda vabatahtlik alandamine ja kannatamine koos meiega. Sellega aga antakse ka lootus taastamiseks, nagu juhtus ka Hiobi raamatu lõpus. Hiob koges seda hiilgavat taastamist. Ning ka seda on Jumal tõotanud neile, kes tema peale loodavad. Nende kurbusest saab ühel hetkel rõõm, kui Jumala riik selle täiuses siin maa peal teostub. Ja selliselt on ka väga huvitav tõdeda, et Hiobi raamat on sisuliselt musterlugu piibli tervest loost, alates esimesest Moosese raamatust kuni ilmutuse raamatuni välja. Kuidas see seos on? Nii nagu loomisloos algus oli tasakaal ja harmoonia, Hiobil oli ka, ta oli kõik, ta oli õiglane ja loomises oli kõik ilus ja hea, Edeneas. Siis pärast seda üleloomulik kurjus lõhkus selle tasakaalu ja ta tekitas kannatuse. Hiobi loos tuleb siis see süüdistaja Jumala ette ja Hiob kannatab selle pärast ja loomisloos tuleb siis madu, kes eksitab esimesi inimesi. Ja pärast seda järgneb selline pikk maadlusdiskussioon, et leida kuidagi lahendus sellele tekkinud kannatusele. Siin ma mõtlen Hiobi seda luulesektsiooni, kus ta vaidleb oma sõpradega ja tervet laia Vanatestamendi narratiiv, alates siis Abrahamist kuni lõpuks Jeruusalemma langemiseni. Ja nüüd see probleem leiab lõpuks oma lahenduse, kui Jumal ise sekkub ja vastab. Hiobi loos Jumal ise tulebki, vastab Hiobile. Ja piiblis siis, selles suures loos, Jumal vastab meile kõigile Jeesuse kaudu. Pärast seda me näeme, kuidas siis see õiglane kannataja taastatakse ja õiglus ka kinnitatakse. Hiob oli ja jäi õiglaseks ja taastati. Ja siis piibli suures loos kogu loodu taastatakse ja Jumala lustavad saavad kogeda tõelist rõõmu. Ja selle mõttega ma tahaksingi siin lõpetada. Sellise üleskutsega, et pane oma lootus Jeesuse peale, kes on Jumala vastus sellele suurele patuprobleemile ja inimkonna kannatusele. Seda tehes on meil igavese elu lootus ja ka kinnitus, et Jumal tõesti hoolib meie valust, sest Jumal ei jäänud kaugeks, vaid tuli ja kannatas koos meiega.